tervist! Kui naised räägivad saunas, siis mehed garaažis. See siin on krüptogaraaž. Aga enne, kui lähme põhiprogrammi juurde, tuleb täita kohustuslik osa. Tähelepanu! Tegemist ei ole finantsinvesteeringu või infoga. Mul puudub igasugune haridus ja ka kogemus. Tegu on välja mõeldud muinaslooga, mille tegevus toimub 7 maa ja mere taga banaanimaailmas, banaanivabariigis. Kõik saate tegelased ja kohad ja jututeemad on välja mõeldud uimas olles. Ja kui on muinasloos mingeid sarnasursi päris eluga, siis on see juhuslik. See saade ei ole mõeldud ei naistele ega lastele. Antud saate tegija kasutab vulgaarset keelt ja on väga labane. Iga kord, kui saade hakkab, suitsetan ma kommileevi, vanu rehve ja joon puubeeritust. Ja kõik see, millest ma räägin siin, saadetakse mu pähe meditatsiooni teelt. Krüptovõti Marta poolt. Tänan tähelepanu eest. No hei, siin krüptogaraaž ja Marta. Kes ei taha õppida, see saab võtmega, krüptovõtmega. Nii, vaatame, kas täna 1. veebruaril, issanda aastal 2026, suudame teha uudise, mis oleks ka uudis, midagi väärt siin ilmas. Aga lähme tšekime biiti siis. Järgmine uudis tuleb siis meile suurest laiast maailmast, Araabia Ühendemiraatidest. AÜE lühend. Keskpank katsetab peopesa ja näo biomeetrial põhinevat makseid. No kas pole tore? 3 tilka saatanale tuleb ikka anda ja saab aina rohkem teoks. Lahendus, mis on esmakordne, oma taoline Lähis-Idas, demonstreeritakse Dubai maaosakonnas. Araabia Ühendemiraatide keskpank on tutvustanud biomeetrilist makselahendust, mis kasutab näo ja peopesa äratundmist. Projekt kuulub siis liivakasti programmi ja innovatsioonikeskuse alla, mida haldab siis EIF ehk Emiraatide Finantsinstituut. Siis Araabia Ühendemiraatide keskpank teatas avalduses, et tegemist on esimese sellise algatusega Lähis-Idas. Keskpank teeb algatuse raames koostööd finantsettevõttega siis Network International ning projekt on hetkel kontseptsiooni faasis. Lahendus, mille tehnoloogia pärineb ettevõttelt PopID, demonstreeritakse Dubai maaosakonnas. Vot sulle nalja, PopID, aga tavaline pastlariigi krüptoinvestor loeb uudisel läbi, aru sittagi ei saa, istub peegli ette nagu Pinocchio. Pinocchio istus ja unistas, et ükskord saab minust ka päris poiss. Nii, Bitcoini tola istub peegli ees, ükskord saan mina ka ajud. Võtame lahti siis PopID. Kes on PopID partnerid? Visa, PayPal, JP Morgan. Küsisin siis mina 2 erinevalt ailt, mis on siis Visa krüptoseosed, tehisintellekt nagu Bitcoini tola, ka sittagi ei tea, ütlevad, et seoseid ei ole. 2 aid ütlevad, et mitte mingisugust seost krüptoga ei ole Visal.
siis küsisin JP Morgani kohta, ei ole seoseid krüptoga, PayPalil pole seoseid krüptoga, ütleb ai siis, kass, ai. Ja siis popidee on nagu selle Visa, JP Morgani ja siis PayPali Visa partner, noh. Hakkame siis uurime netist, mis siis me leiame. Küsime siis nagu lõuahaak raisk aile. Nii palju pole aid veel ära kastreeritud, ai hakkas siis laulma nagu linnuke peale lõuahaaki. Küsisime nurga alt, kuhu on Visa investeerinud? Kohe laulis ai, jaa, Visa on investeerinud Circle'isse, mida me teame, Circle jookseb siis oma stabiilmündiga Stellar Lumeni ahelas. Üks krüpto on põvaki olemas. Tõsine kuradi kassahitt on see saade juba. Võtsime ei mitte midagi ütleva uudise ja tegime sellest tänger ja kaua mängiva. Lähme edasi. Nüüd küsime siis ai käest, et mis seos on siis Visal Ripple'iga. Ripple'i kohta ütleb ai kohe ära, ei ole seoseid, mitte mingit seost ei ole. Siis aga mul oli hea mentor. Küsisin, aga Visa on ostnud ju firmasid, mis olid Ripple'i partnerid ja ai kohe hakkas laulma, oi kui tark sa oled, väga hästi juhid tähelepanu siin õigetele asjadele, oi kui tore poiss, joo, ja siis hakkas laulma jälle peale korralikku laksu. Nii, 2018, 2019 maksis Visa 300 miljonit, et omada siis või osta ära Earthport. Earthport oli aastast 2014 Ripple'i partner ja integreeris Ripple'i tehnoloogia enda sisse. Ja selle firma, mille tehnoloogia siis on tegelikult Ripple'i tehnoloogia, ostis ära Visa 300 miljoni eest. Ja siis ai tuleb ja ütleb mulle, popideel pole krüptoga seost. Noh, Bitcoini poisil pole ka oma isaga mingit seoseid, noh. Sest isa on jooksus. Ei julge tunnistada, et selline tola on ta poeg. Vot. Lähme edasi. Küsime veel, mida siis on Visa omandanud. Visa 2020 aastal ostis Currency Cloudi ja Currency Cloud samamoodi kasutas Ripple'i tehnoloogiat. No kas pole tore? PayPali kohta me oleme juba saate teinud, et kuidas PayPal jookseb tegelikult täielikult Ripple'is, sellepärast et PayPali originaalinvestorid või vabandust, siis Ripple'i originaalinvestorid on need PayPali poisid, PayPali maffia. Noh, ja siis mis ta siin veel ütleb, et ai ütles siis, et PayPaliga pole kuradi krüptoseoseid, noh. Nii. Ja ai veel ütleb siis ära, et vaatamata sellele, et Visa omandas selle Earthporti ja Currency Cloudi, ei ole mingit seost krüptoga. No tere tali. Küsime siis ai käest, mis on JP Morgani seosed krüptoga. Ei ole mingit seoseid. No aga me teame, et on. Küsime jälle lõuahaagi kaudu, et kuhu on JP Morgan investeerinud. Saame teada, et JP Morgan siis pika jada kaudu tuleb välja selline fakt, et JP Morgan on endiselt konsensuse klient. Konsensus, lähed sinna www.konsensus.com, võtad lahti products, tooted, sealt saame Linea on konsensuse see toode ja ongi meil juba tõestatud ära siin terve perse täis krüptosid. Vaat sulle nalja. Ja siis, mis me veel Ripple'i siis seost saame kätte, on see, et mis te arvate? MoneyGram
MoneyGram oli suur Ripple'i partner. Okei, me ei usu seda, siis ei taha uskuda nagu, et ei ole võimalik, et need PayPali poisid on Ripple'iga seotud. Noh, ei taha uskuda seda, ära usu, on ju, noh. Aga Ripple oli partnerlusleping MoneyGramiga ja MoneyGrami siis integreeris enda sisse PayPal tarbija maksete jaoks ja ongi olemas ära tõestatud kõik ilusti, kuidas on siin krüptoseosed siis POP-ID-l Araabia Ühendemiraatides. Võt sulle aga meil siin Eesti need krüptokurud käivad seal, kus nad siis käisid Singapuris, on ja Eit seletas seal, siin on nii tore olla, näed, ma tellisin kohe VIP-lauas šampat, on ja noh, pärast pandi 2 pudelit laua peale ja hakkasin kökke tegema. Vot teile nalja. Vot, aga samas Singapuris öeldi maha Swifti poolt, et kurat kasutame linead. Vot. Ja siis, mis te arvate, et nad ei kasuta või? Et kui Visa ostis Earthporti 300 miljoni eest Ripple'i siis tehnoloogiat kasutab, on ja Currency Cloud, selle eest maksti 950 miljonit, pea $1 miljard. 2 ettevõtet, kes siis oma tehnoloogia või nende tehnoloogia on tegelikult Ripple'i oma, need ostis Visa ära, on ju. Nii, siis MoneyGram, mis on Ripple'i partner, selle tehnoloogia integreeris PayPal enda sisse. JP Morgan on konsensuse klient, konsensuse toode on Linea krüpto, Swift kasutab Linead. Ühesõnaga, loeme siis selle uudise garaaži keeles. Araabia Ühendemiraat katsetab peopesa ja näobiomeetrial põhinevad makseid. See on esmakordne omataoline toode Lähis-Idas, mis kasutab siis POP-ID tehnoloogiat, aga POP-ID tehnoloogia tuleb tegelikult konsensus, Linea ja Ripple. Vot sulle nalja, et siis plaksutame silmi nagu need TikTok-eided seal, näitame aga oma pärakat seal. Päris äge oli vaadata küll, et ma ootasin pikki silmi, et kui meil siin see krüptodelegatsioon läks sinna Singapuri, et mis contenti tuleb, siis vaatad, kuidas moorid seal lasevad peegli ees. Need on mul uued püksid, näe, just sain hemoroidiravi tehtud, vaadake mu pärakat. Noh, niuke kuradi show käib, on ja siis pärast, oi, mul pea nii haige, nii palju šampat oli. Noh, päris uudiseid ja päris krüptouudiseid kuulete te ainult garaažis. Tšau, paka, näeme garaažis.